Hei, tänane video on sellisest põnevast asjast nagu Fridays for Future ehk siis ülemaailmne kliimastreik, mis toimus 15. märtsil ka siinsamas Eestis kahes kohas, Tallinnas Toompeal ja Tartus Raekoja platsil. Mina valisin oma kodulinna Tartu, läksin Raekoja platsi meelt avaldama ja üritust filmima. Nii et liitu minuga järgnevaks pooleks tunniks ja näed, mis seal 2 tunni jooksul toimus. Ja tule sinagi järgmine kord meiega koos meelt avaldama. Meie võitlus ei ole ressursside pärast. Meil on võimalus kindlustada jätkusuutlik tulevik. Et ka meie lastel oleks kodu. Ja see ei ole ainult meie kohustus siin, vaid ka poliitikute kohustus linnavalitsuses, Riigikogus ning Euroopa Parlamendis kui ka ÜROs. Kohustus meie ühise tuleviku eest hoolt kanda lasub igal inimesel planeedil Maa. Kohustus jõuda mõistmiseni, et oleme üks inimkond ühel planeedil, lasub meie kõigi südamel. Mul on täna kohutavalt õnnelik päev. Kui ma mõtlen tagasi oma minevikule, sellele, et mul saab kohe varsti 20 aastat täis olla tegelenud looduskaitsega Eestis, siis see täna siin on täiesti märgiline päev. Aitäh teile kõigile! 1659 linna üle maailma. See on päris palju, see on sadu ja tuhandeid inimesi meiega samal päeval sama asja eest väljas, tuleviku eest. Täna on nii palju olulisi asju öeldud. Me teame, miks me oleme siia tulnud. See, mida me nõuame, on, et otsustajad, need, kes on praegu varsti valitsuses Eestis, aga ka mujal maailmas, võtaksid ette konkreetse plaani ja hakkaksid seda asja ükskord päriselt ajama. Mul on ausalt öeldes pisar silmas, sest see on lihtsalt nii äge. Veel paar kuud tagasi pidin ma tegema sotsiaalmeediasse postitusi, et mul on kahju, et Eestis ei toimu sama asi, mis toimub Belgias või mis toimub Londonis või mis toimub mujal maailmas. Ja siis tasapisi hakkas meile tunduma, et ei olegi nii hullu, tuleb siia ka. Ja tuligi, ja see on alles esimene kord. Eks ole? Jaa! Järgmine kord on meid veel rohkem, võib-olla 2 korda rohkem ja siis veel rohkem. Ja tegelikult kui mõelda, 1659 linna, mitu linna on Eestis veel? Just nimelt, järgmisel korral ka teised linnad välja. Kui ma siia täna tulin, siis esimese asjana ma tahaks öelda, et ma olen väga uhke, et Eestis on sellised noored nagu siin, kes väärt hulgamist ja aplausi. Et kui minus hakkas vaikselt see optimism võib-olla kaduma ja kui igalt poolt kuuled, et noorus on hukas. Noorus ei ole hukas. Mida me nõuame? Süsinikuneutraalset Eestit! Kohe! Me võime mõelda, et demokraatia ei toimi või meie häält ei vaata kuulda. Aga lõpuks ikkagi riik, see on rahvas ja meie oleme see rahvas. Kui meie ei otsusta, mis meile oluline on, siis keegi teine ei ütle seda meile. Mina olen 9. ja 1,5 tunni pärast algavad gümnaasiumite sisseastumiskatsed Tartus. Mida teeme selle teadmisega, mis on füüsikavalemid või kuidas arutada siinuste koossinust, kui võib-olla tõuseb süsihappegaasi tase nii suureks, et hakkavad tekkima tõsised osooniaugud ning meie pooluste jää sulab ära. Mõtleme, et küll keegi teine päästab maailma. Aga kui meie ei alusta, siis kes alustab? Kas äratuskellad on sees? Vaatame, kas saame natuke lärmi teha ka.
äratame koos Eesti poliitikud ülesse, äratame koos meie rahva ülesse sellele, mis on meie tänane reaalsus. Don't be standing there on your own. Join the movement and feel the flow. Ooh, ain't nothing strange or utopian about this feeling. I'm spreading love. Do you feel it? It's a simple feeling that we're tending to forget. Feel the power of your heart. Woo! Balance the thoughts, balance the feelings. I said balance the thoughts, balance the feelings. Do you understand what I'm talking about? Raise your hands if you feel what I'm talking about. Talking about. Talking about. Now raise your hands if you feel it. Raise your hands if you feel it. Raise your hands. Just raise them up high. Look around, no aliens around. So he's just like you or any other. We need to resonate with one another, understand one another. There ain't only one system for us. Let's live the truth that serves us. Yeah, on the political ground, we've been moving around ever since history started. So why have we not come to a conclusion of no real issue, no real issue, no real issue? The produce is there, and way too much more, way too much more. Let's care for one another. So raise your hands if you feel what I'm talking about. You're talking about. Talking about. Now raise your hands if you feel it. Raise your hands if you feel it. Raise your hands. Our brothers and sisters from around the world, let's connect as people. It's just so simple. Let's just connect as people. Feel the power of your heart. Feel the power of your heart. Raise them vibrations of your own heart. Feel the brothers and sisters from around the world. Spread the love from your heart. Feel the power of your heart. Raise the vibrations of your own heart. Power. Let's connect as people. This is our future, and the future is now. See on meie tulevik ja meie tulevik on praegu. Mina töötan noortega ja ma olen selle üle ülimalt uhke ja kõik koostööpartnerid, kes te siin täna olete, kõik noorsootöötajad, kõik haridusasutuste tegeliikmed, kõik noored, te olete vägevad ja me hoiame ühte. Alati. Sünnikuneuraalsel Eestil! Kohe! Me tulime täna siia hoolimata sellest, et ma ei teadnud, kas meie puudumised saavad põhjendatud või mitte, sest et lootus on oluline. Aitäh teile! Loodan, et teil kõigil on kaasas telefonid ja teil on kõigil telefonis selline tore äpp nagu Facebook. Palun minge selle ürituse lehele ja otsige sealt üles laulusõna. Sest me tahame teie kõigil koos laulda. Läks aga Tartu Massimaa, Eesti looduskaitsena. Läks aga Tartu Massimaa,
võtta, siis te olete vägagi oodatud. Ma arvan, et on väga palju tarkasid inimesi, kes tahaksid midagi öelda, aga võib-olla ei julge. Ma arvan, et keegi siin ei mõtle teist halvasti ja ma arvan, et oleks kõik väga tänulikud, kui te saaksite öelda seda, mida soovite. Palun! Nii, aitäh! Minul on siis selline plakat, kõik algab veest ja mõni mõtleb, et mis asja, mis sa mõtled sellega, aga kui meie veed on reostatud, siis on ka meie toit reostatud ja meie söök, nagu ma jah, ma juba ütlesin, ühesõnaga jah, et sealt hakkab kõik, sealt hakkas see evolutsioon, eks ole. Aga ma tahaks siinkohal öelda seda, et ärme oleme nende poliitikute peale pahased, sellepärast, et nemad ei ole selles kõiges süüdi. Me oleme kõik ikkagi riigi rahvas, eks ole, et see riik ei saa mitte midagi teha ilma meie aktiivse kodakondluseta, jah, teate seda sõna. Et kes tahab mulle öelda, karjuge mulle välja, et mis on üks aktiivne kodanik? See, kes streigib. See, kes sorteerib prügi. See, kes sorteerib prügi. See, kes käib valimas. Vaikus. See, kes ühistranspordiga sõidab. See, kes sõidab rattaga. See, kes sõidab rattaga. Okei, no tegelikult sellel nagu teatud definitsiooni ei olegi, et meie ise oleme hea definitsioon sellest, et meie teod on meie tulevik. Ka üksinda, mitte üheskoos. Nii et kust hakkab muutus? Iseendast. Täpselt. Mul pole rohkem mitte midagi öelda. Või no on kindlasti, aga ma ei hakka siin vatrama. Mina tahaksin öelda seda, et me oleme kõik teadlikud sellest, et teadlased otsivad pidevalt meile uut planeeti, kus me saaks elada edasi. Aga mis on selle mõtet, kui ma ei oska iseenda planeedi eest hoolt kanda? Hoiame oma planeeti! Tere, et mina sain sellest üritusest teada sellepärast, et ma veendan üks korraldajatest ning loomulikult kogu räägime sellest. Aga mind üllatas ka see tegelikult, et kuigi meil on siin väga palju, on ka nii palju inimesi, kes üldse ei teadnud, mis streik oli. Mina eile õhtul kirjutasin sõbraga ja küsisin talt, kas sa tuled homme streigile. Tema lihtsalt vastas, mis streik. Ja siis ma seletasin talle, mis streik on ja ta tuli ka täna kohale. Nii et me peame sõnumit hakkame rohkem jagama. Ma arvan, et paljudel täna siin võib olla hetkel külm. Aga mina võin kindlalt öelda, et ma pigem külmataksin praegu siin, kui elaksin kunagi Eestis, kus ei ole enam lumiseid kalvi. Kõik räägivadki siin hästi palju sellest, et kuidas tuleks ikkagi rohkem säästa ja kuidas me saaksime mitte olla nii väga parasiidid. Aga ma ütleks ka seda, et tegelikult inimesed on väga-väga võimekad. Meil on võimalus teha ka aktiivselt väga palju. Mõelge mingi uus lahendus välja, tehke midagi aktiivselt oma ajaga, mis päriselt muudab planeeti. Mitte ainult ärge jätke ära neid halbu asju, mida te teete, sest ka sellel on väga-väga suur jõud. Aitäh! Tere! Mul on väga hea meel teid siin näha ja juba hommikul kella 10 ajal me siin koos, ma seisin selle telgi lähedal siin üheskoos seista ja minu jaoks on kõige olulisem see, et täna siia kokku tulles ütlete välja ühe väga selge sõnumi ja see sõnum on see, et teil ei ole ükskõik. Ja kõige tähtsam ongi see, et meil ei ole ükskõik. Me saame aru, et igal meie tegevusel või tegemata jätmisel on tagajärg ja et meil ei ole ükskõik, millises linnas, millises riigis, millisel planeedil me elame. Me tahame, et meie õhk oleks puhas, et me saaksime jätkuvalt Tartus juua kraanivett, sellepärast, et see on puhas ja hea vesi ja me tahame seda, et meie Emajõgi oleks puhas, et meie linna elukeskkond oleks puhas ja üheskoos selle nimel kõik tegutseda ja pingutada.
Tartu linn on näidanud ju viimase aasta jooksul, et me oskame hoida kokku, see kokkuhoidmise õlg õla kõrval seismise tunne on samuti väga oluline. Aga mida on Tartu veel näidanud ja kindlasti tulevikus veelgi rohkem näitama ja ka teil kõigil on võimalus siin kaasa tegutseda, on see, et Tartu kui tark ja hooliv ülikooli linn on see linn, kus õigemini juba tegeletakse, aga saab ka tulevikus välja töötada keskkonnasäästlikke, kaasaegseid tehnoloogiaid, mis ei tee loodusele haiget, mis ei tee inimesele haiget, vaid just nimelt on targad tehnoloogiad, mis võimaldavad kasutada targalt meie loodusressursse selliselt, et elu läheks mõistlikus suunas edasi. Selles on ju asja küsimus, et meie ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike ja me kasutaksime kõike seda, mis meil on targalt. Selleks on meil vaja väga häid insenere, selleks on meil vaja väga häid teiste elualade inimesi ja vaja on koostööd. Nii et kui me ühendame oma jõud nende eesmärkide nimel, mida me täna siin kõik deklareerime, siis on kõik väga hästi. Et suur tänu teile, et teil meil ei ole ükskõik ja me tahame olla tubli, targad, töökad. Aitäh! Mulle tundub, et sa ütlesid juba selle ära, et me peame koostööd tegema. Ole sa ettevõtja, ole sa poliitik, ole sa kodanik, ole sa teadlane. Meil on vaja reaalset diskussiooni. Ja mulle tundub, et meil on ka liitlasi poliitikute seas juba. Tere, mul on imeline viibida suurepärases seltskonnas. Juba on pöördutud palju poliitikute poole ja pöördutud tähelepanu meie enda käitumisele. Aga ma tahaksin nüüd pöörduda kõigi äri ja muude rahameeste poole, kelle käes on maailmas päris palju võimu. Ärimaailma praegune paradigma on kasva või sure. Mina ütlen, et hoopis kasva ja sure. Sellepärast, et me oleme piiratud ressurssidega keskkonnas ja lõputu kasv ei ole võimalik. Ja ei ole võimalik, et me saame muuta kurssi, kui maailmas valitsevad kasumilahmed ja rahalahmed inimesed. Nii et ma pöördun kõigi ärimeeste poole, et nad suudaksid endas ületada iseenda sees selle ahmuse. Ja kui nad nii väga ikkagi tahavad mingisugust kasumit teenida, siis seda kasumit saab mõõta paljus muus, nagu selles, kui palju head nad on teistele inimestele teinud või kui palju nad on liigirikkust tõstnud või õhust süsinikku välja korjanud. Ja mis ma veel tahan öelda kõikidele, üleüldse kõikidele ja eriti nendele vanadele peerudele, kes seal Riigikogus ja mujal tooli nühivad, on see, et teie ja meie ei ole saanud oma maailma päranduseks oma vanematelt, vaid te olete võtnud selle laenuks meilt, noortelt ja meie lastelt. Nii et pidage seda silmas ja võtke midagi ette. Aitäh! Ma ei ole õpetaja, ma ei ole ka poliitikulaps, aga ma olen keskkonnatehnoloogia tudeng. Ja maakera on üle 4 miljardi aasta vana. Inimkond on kuskil 100 000 aastat vana. Maakera on olnud lumepall, maakera on olnud tulekera. Maakera ei huvita, kui see temperatuur tõuseb paar kraadi. Ja ta huvitab on inimkond. Sest et üle 99% loomadest liikidest, kes on elanud planeedil Maa, on välja surnud. Kui me ei taha olla üks nendest, siis me peame tegutsema. Aitäh! Ma tahtsin näha, kui palju sarnaseid inimesi veel lisaks minul on. Et ma tean, et paljud inimesed vaatame meie peale kui segasid, sest auto tasemel me tahame rohkem jalgrattateid.
et poest kilekotti osta, siis me tahame taaskasutavaid riidekotti ja me tahame, et me saaksime enda pagenditega, kartidega toitu osta. Et paljud jaoks on see ebamugav ja imelik, aga meie näeme kaugemale ja me tahame muuta. Super! Miks teie olete täna siia tulnud? Mina tahtsin tähelepanu tõmmata sellele, et mõnes mõttes Eesti poliitikud mängivad seda, et nad tegelevad kliimapoliitikaga. Sellepärast, et samal ajal räägitakse sellest, et tahame oma põlevkivi energeetika vähendada. Eesti riigi 10 valitsuse energia arendab siis USA-s uuda põlevkivi projekti, mis hakkab tootma sama palju CO2 aastaga, kui me praegu toodame Eestis. Et mingit vahet ei ole kutsumistes CO2 teeme. Et see on väga silmakirjas meie valitsuse või valitsuste poolt, et saaks sellele tähelepanu pöörata, et see pole mingisugune mängimine, see on päris. Aitäh teile! Aitäh! Põhimõtteliselt tõles siia, et täna hommikul ma ei teadnud, mis toimus siin. Ma mõtlesin, lähen kooli ja ma ütlesin, et ma vaatan mängi, mis toimus siin. Miks noored on palju väljas. Ja ma hakkasin markida lugema ja ma nägin seal üks hea mark, mis kirjas on teie käes on võim, meie käes on tulevik. Ja teine mark on seal ja kirjutas, et the future is Friday ja täna on just Friday, mis on väga tahtis noorte jaoks. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et me ei või öelda nii, et meie hääl ei ole midagi. Tegelikult me oleme tulevik ja me oleme tugevad koos, kui me hääletame ja me peame püüame endast, et meie tegu võib muutuda teised ja see on väga tahtis, et karma on väga tahtis. Loodus ei saa üldse rääkida, aga meile on antud hääl. Sellepärast siin ükskõiksed on hukutav. Õige! Aitäh teile! Teie oskate öelda, miks te tulite täna siia? Miks te võitlete kliimasoojenemise vastu? Miks ma tulin täna siia? Ma oskan mõtleda. Super! Väga hea! Iga väike samm loeb! Meie kutsume kõiki üles sööma rohkem täistaimset toitu, sest see on hea nii meil endale, loomadele ja kindlasti ka planeedile. Nii et go vegan! Põhjus, miks ma tahaksin takistada kliimasoojenemist, ei ole mingi lumi, vaid on see, et kliimasoojenemise ja kliimamuutusega kaasneb suur põllumajandusliku maa näiteks kõrbeteks muutumine, mis toob kaasa selle, et väga palju sellest majandussektorist sellega läheb halvasti ja mis juhtub, kui põllumajandusega läheb halvasti, inimesed nälgivad ja inimesed on need, kellest ma hoolin, mitte mingisugune mets kuskil minu maja kõrval. Aitäh! Mina näiteks käin oma ema-isa prügisorteerima positiivse eestöö läbi, sest mina tegin seda ja tegelikult teil on kõigil võimalus seda neile õpetada. Ja ma olen õpetanud neid ka vähem selliseid asju tarkima, mis tegelikult koormavad meie planeeti ja nagu siin veidi eest juba sõna ütles, veel ka tema seltsis, nagu me propageerime. Nii et kõik valikud on meie käes, meie teeme juba õigeid valikuid, aga me peame suunama ka oma vanemaid ja sugulasi ja naabri olemusi teaduslikult neid asju, mida meie teeme. Jõudu ja jaksu meile! Guys, I just want to say that you are the best. And I believe that we will change the world. Praegu või mitte kunagi! Ja Tartu Aandelinna gümnaasium on teiega! Pole enam midagi öelda. Praeguse rühmaga näen, et inimesi, kes mõistavad, kes tahavad rääkida, kes tahavad tegutseda, on rohkem, kui ma oleks võinud teada saamata. Korran, et tänane on algus. Igaüks on vedelunud. Me oleme inimesed, mul on eestlane. Meile igal ühel on personaalne netto inimestest. Mulle tuttav on meie sõbrad, meie lähedased.
kõigil on võimalik nendega rääkida, öelda tuleb kaugus on mingi kuulsus teada, kuidas tema on kohal. Meil on Alan Walker, meil on Saskia Alusalu, meil on Eesti juurde, igal ühel on keegi kuskil tuttav ja meil on võimalik ka neid kaasatest ilmselgelt nagu kriisiga, selles on tänane kahtlust. Ja ma arvan, et siin on tegelikult väga paljudest Tartu koolidest ja me kuulsime, et isegi ka Nõost. Et mul on väga-väga hea meel teie üle, et teie inspireerite õpetajaid ja õpetajad inspireerivad teid oma isikliku eeskujuga. Väga-väga paljud õpetajad on kindlasti seisavad keskkonna eest ja mõtlevad igapäevaselt oma valikute üle. Oleme teiega. Draama, kus kõik õpetajad rääkisid omavahel läbi, kas meie saame siia tulla. Ja õnneks juhtus nii, et me tulime siia, sest meie hoolime. Kas teie ka kõik hoolite? Elagu Eesti! Elagu meil! Kõik on tegelikult meie käest. Kõik need firmad, mis ei ole keskkonnasõbralikud, tegelikult meie finantseerime neid. Palun viige ennast kandidaatidega kurssi ja hääletage inimese poolt, kelle jaoks on oluline jätkusuutlik elustiil ja ühiskond ja kes seisaks meie keskkonna eest. Teie hääl loeb. Aitäh! Nii, tere! Mina tulin siia Võrust. Oli siis selline lugu, läksin hommikul kooli klassi, kirjutasin tahvli peale, et õpetaja, mina tahan minna streikima. Ja ta tuli klassi ja küsis, et kes selle kirjutas? Ja ma ütlesin oma käe. Ja ta ütles, et mine, et mis sa ootad? Et kas keegi tahab veel minna? Ja siis läksin ja olen siin. Ma mõtlesin, et kooli ma saan ju minna ka esmaspäeval. Aga siit streikima, no kuulge, äkki hoiaks oma planeeti sama palju, nagu tema meid on hoidnud. See oleks tore. Meil oli suht sarnane lugu. Meil ei olnud kas kiirelt võimalik tulla. Mina käisin tulime Piklama 3 kuudi ja me käisime ikka inimese juures ja küsisime, kas me võime tulla, keegi ei lubanud. Lõpuks meil tuli siis õpetaja klassi ja meile kirjutas tahvli peale tunnitöö. Me tegime selle nii ruttu ära kui võimalik ja siis jooksime ruttu kohale. See on tõesti maagiline näha nii palju inimesi, kes tulid ja on väga lahe, et paljud inimesed on tõesti olnud siin terve 2 tunni vältel. Aitäh teile! Mina ka väga tänan teid kõiki, et olete siin ja seda meeldivat toredat õhkkonda ja tõstate inimeste enda teadlikkust. Ma kindlasti ka jätkaksin selle mõttega, et muudame oma igapäevakäitumisi, valime, keda me toetame, iga meie ost toetab. Palun mõelge hoolikalt, iga meie üritus kallib. Tulge ja andke häält siin. Lihtsalt ärge unustage, mille eest te võitlete. Meil on veel päris palju raskeid neid väljakutseid ees, mille vastu me peame olema Rail Baltic ja põlevkivi kaevandamine ja põletamine. Samuti hakatakse juba vaikselt seda fosforiiti uuesti uurima, et äkki saab raha sellest. Et ärge olge nende poolt, olge nende vastu, tehke häält. Te ei ole üksinda nagu näha, te olete siin kõik üks suur hääl. Aitäh! Oleme targad Euroopa Parlamendi valimistel. Oleme targad kodus, oleme targad oma tegemistes. Näitame, et meil ei ole ükskõik, sest kui meie ei näita seda, siis läheb lihtsalt samamoodi edasi. Ma tahan veel öelda, et kui te nüüd lähete koju ja ostate kunagi puuvilja tulevikus, siis mõelge enda ostu peale. Ärge võtke kilevõtti, pange kleeb otsa puuviljade peale nüüd. Kui teil on võimalus sõita ühistranspordiga, siis kasutage ühistransporti. Kui teil on võimalus sõita jalgrattaga, siis sõita jalgrattaga. Kui te käite koolis ja teie vanemad viivad teid autoga kooli ja teil on võimalus kõndida või saab sinna jalgrattaga, siis sõitke sinna jalgrattaga või kõndida. Te ei pea alati, teil on alati raskem kui parem lahendus olemas. Te peate tegutsema, meie peame ka tegutsema selleks, et meie maailma paremaks teha. Ainult poliitikud ei saa seda muuta. Ma tahan näha, et me kõik tegutseksime. Poliitikud peavad tegutsema ja ka meie peame tegutsema, et maailma paremaks muuta. Aitäh teile kõigile ja aitäh kõigile, et te täna kohale tulite.
ja pärast tänast päeva, kui aeg läheb natuke mööda ja te vaatate, et lõpp ei ole midagi muutunud ja poliitikud endiselt on ainult raha peal väljas, siis ma kutsun teid kõiki siia Raekoja platsile tagasi Tartus ja Tallinnas Riigikogu ette, et uuesti oma meelt avaldada. Me ei taha, et poliitikud oleksid ainult raha pealt väljas. Me tahame, et poliitikud võitleksid meie eest ja meie tuleviku eest, nii nagu nad on kohustatud võitlema, sellepärast et meie nad ka Riigikokku valisime.